4, 3, 2, 1. Ilusat kevadet! Just täpselt nii tõmmati täna Kevadpealinnas Türil käima muruniit ja Vardasse Kevadpealinna lipp ning üles saeti ka murumoor. See tähendab ikka seda, et saab jälle rõõmu tunda selle üle, et see mäng on jõudnud meie hoovile. Et Türi inimesed on kogunenud, nagu võib-olla siin taustal juba näha, et me oleme selle kevade ootust ikka väga pikalt juba täis ja igal aastal tuleme välja selleks, et rõõmustada. Traditsiooniliselt on ikka nii, et talvepealinn Otepää annab Kevadpealinnale Türile valitsemissaava üle ja siin on võib-olla paslik küsida, et kuidas siis talvepealinnal see talvepealinnaks olemine sellel aastal läks? No ma usun, et kõik eestlased võivad talvepealinna tegemistega sel aastal rahul olla. Lund oli küll pisut vähe, aga selle eest külmakraadid kompenseerisid selle kõik. Ja ka vist üritusi oli ka sellel aastal ikka rohkem kui tavaliselt. Otepääl kindlasti ja see teeb meile ainult suurt rõõmu, sest et vanajumal, kui meile lund ei anna, annab ta meile külma ja tänu sellele suudame väga palju toota ka lund. Otepääl on see võimekus olemas, asendada siis lumetootmist, kui vanajumal ei anna. No, kuivõrd hea meelega siis valitsemissaua Türile üle annate? Suhteliselt hea meelega, see talv on olnud päris aktiivne ja kuluks väike puhkus ära küll. No ega Kevadpealinna tiitli kandmine ei ole ainult nii-öelda see tiitel, vaid eks seal on kõik võimalikke üritusi ja kõike muud ka. Ja, aga see ongi selline rõõm, et see Kevadpealinnaks olemine on üks positiivne asi, sündmus, tegevus kõikide nende asjade vahel, mis võib-olla ei ole nii rõõmsad. Nii et nende sündmusi korraldada Kevadpealinna tiitli nime all on tegelikult lust ja see on see, mis annab meile põhjuse inimesi Türile kutsuda. Mis on võib-olla need üritused, mida ei tasuks kindlasti inimesel maha magada siin Türil sellel kevadel ja Kevadpealinnaks olemise ajal? Kevad on ju looduse tärkamise aeg ja me oleme ka ise päris palju panustanud selleks, et külalisi siia kutsuda ja tulemas on ju tulbifestival Kirnamõisa territooriumil, kus on ikka ohtralt tuhandeid ja tuhandeid tulbilisi ja tulbivälju. Lisaks ka Türi järve ääres Kirsiallee, mis ka siia tuhandeid inimesi ilu vaatama ja nautlema meelitab. Ja loomulikult kõigile teada tuntud Türi lillelaat. Televaatajale üks kiire soovitus, kuidas teha üks lihtsate vahenditega mõnus kodune grill? Nii kui ma alati ütlen, et loomulikult, et kõigepealt hommikune hea tuju. Kui seda ei ole, siis ei tasu tegema hakata. Hea tuju, poest üks hea, mõnus, taskukohane liha, sinna lihtsalt soola pipart peale õliga kokku ja ongi väga ehe ja väga maitsev. Ja see on esimeseks kevadiseks kõige värskemaks grillis kõige parem. Ja sealt edasi siis, kui on juba esimene maitse või siis niisugune tunne ära juba kutsutatud on, siis võib juba hakata juba peenevaid marinaade tegema ja rohkem katsetama. See võtab juba aega natukene ja siis nautida seda terve päeva, siis hakkab tulema. Mõte hakata kevade saabumist tähistama just Türi eestvedamisel sündis 98. aastal ja juba 99. aastal võeti Türil kevadet esimest korda vastu Kevadpealinnana. Türi vanasõna, kes pole Türil käinud, see pole kevadet näinud.